No nii, tere tulemast tagasi meie jalgpalli podcasti. Mina olen Ernst Rajasaare, selle saate juht. Minuga on siin stuudios täna Oskar Saaremäel. Tere. Ja nagu alati sidekick George. Tere. Ja oleme teinud ühe suure pausi vahepeal, aga jalgpallis on selle ajaga juhtunud paljusi asju. Nagu näiteks naiste EM-il siis selgitati välja selle võitja ja krooniti siis Euroopa meistriks seekord Inglismaa naiskond, kui löödi lisaajal värav Saksamaa vastu. Aga on ka Premier League alanud uuesti pihta ja väga põnev on see algus olnud juba. Võtame kiirelt kokku selle alguse. Arsenalil on siin läinud näiteks väga hästi praegu, on kõik mängud võidetud ja ütleme nii, et favoriidil Cityl on läinud ka päris hästi, aga on natuke takerdatud ka. Näiteks üks mäng oli siin Newcastle Unitedi vastu, kui siis jäädi 3-3 viiki ja tuldi tagasi siis 2 väravaga. Aga näiteks Liverpool, kes on ka favoriit, ei ole olnud väga hea algus neil, et Fulhami vastu viik ja Unitedi vastu kaotus 1-2. Aga Bournemouthi vastu ikkagi suurepärane tulemus, 9-0 ikkagi. Aga Manchester United, neil ei ole olnud väga hea algus Premier League'ile, et eriti need esimesed 2 mängu Brightoni ja Brentfordi vastu, et see oli ikka täielik katastroof. 1-2 siis kodus Brightoni vastu ja 4-0 said siis sauna Brentfordi vastu. Aga liigume siis Premier League'ist edasi. Väga tähtis sündmus oli siis see nädal Champions League'i alagruppide loosimine. Mul on siin gruppide nimekiri olemas, nii et hakkame siis peale. Grupp A, Ajax, Liverpool, Napoli ja Rangers. Vaatame siis, kes oleksid need tiimid, kes saaksid edasi 8-finaali ja kes langeksid välja. Ma ütleks, et üks kindel tiim, kes saab edasi, on Liverpool. Ja ma arvan, et tuleb suur üllatus ja Rangers läheb 8-finaali. Rangers? Ei tea, kas siis Rangers peaks siis sinu jutu järgi tegema Ajaxile ja Napolile ära? Minu jutus kõlaski läbi, et ma arvan, et tuleb suur üllatus, et Rangers saab edasi. Jah, Rangersi endine peatreener oli ju ei keegi muu kui Steven Gerrard, aga sealt ta siis eelmisel hooajal lahkus ja läks siis Aston Villasse. Ja praegu läheb päris hästi Gerrardilt. Aga Georg, sinu ennustus siis? Mina arvan, et alagrupist saab siis edasi Liverpool ja Napoli, sest Napolis on päris head mängijad. Isegi kui Liverpool ei ole praegu väga hästi alustanud, ma arvan, et nad parandavad ennast ja saavad ikkagi edasi. Olgu, aga minu ennustus on siis see, et Liverpool saab esimese koha ja läheb edasi ja teise koha saab hoopis Ajax. 3. koht Rangers ja 4. koht Napoli. Ma ei usu, et Napoli saab hakkama selles grupis. Ma arvan ka, et Rangers teeb sihukese väikse üllatuse ja ikkagi üllatab Napolit. Nii, aga nüüd siis grupp B. See on siis teine grupp. Ja selles on siis Porto, Atletico de Madrid, Bayern Leverkusen ja Club Brugge. Ja Leverkusen sai siis siia meistrite liigasse sellepärast, et tehti eelmisel hooajal suurepärane hooaeg Bundesliigas, ehk siis kvalifitseeruti meistrite liigasse. Ja siin nad siis on. Ja Oskar, alustame jälle sinuga. Mis sa arvad, kes saab siit grupist edasi ja kes ei saa? Alagrupi võidab Atletico de Madrid. Ma ütlen seda, et FC Porto võtab alagrupist teise koha. See on päris hea ennustus. Georg, sinu ennustus? Atletico Madrid, ja ma nõustun Oskariga, kindlasti esimene koht. Aga mul see teine koht on kas Porto või Leverkusen. Aga see Club Brugge, mis iganes see on, jääb kindlasti 4.
okei, väga-väga otsene arvamus, aga minu ennustus on see, et Atletico de Madrid saab napilt esimese koha ja teise koha saab Club Brugge. Ütleme nii, et ma usun Club Bruggesse, sest Anderlechtiga on mängitud väga hästi, on võidetud, on mängitud viiki ja ütleme nii, et kui Paide ei teinud siis Anderlechtile ära, kindel kaotus 2 mängu kokkuvõttes 5-0 ja Club Brugge teeb ära Anderlechtile, siis ma arvan, et Club Brugge saab ka hakkama Euroopa tipptasemel ja saab teise koha. Aga nüüd liigume edasi 3. gruppi ja see on grupp C ja oi, kui magus grupp C on. See on selle turniiri täielik surmagrupp. Bayern, Barcelona, Milano Inter ja Tšehhi klubi Viktoria. No nii, Oskar, mis on sinu arvamus sellest grupist? Kes saab edasi ja kes mitte? Minu ennustus selleks alagrupiks. Barcelona paneb alagrupi kinni. Bayern München, alagrupi teine ja Inter 3. ja Põlžen 4. Minu ennustus Bayern jääb esimeseks, Barcelona jääb teiseks, Inter 3. Olgu, aga minu ennustus. Bayern paneb kindlasti selle grupi kinni. Inter Milano teisel kohal ja Barcelona 3. kohale ja Victoria väga õnnetult siis kukkus sinna surmagruppi koos nende tiimidega ja see tiim siis on 4. Aga liigume nüüd edasi. Grupp D. See on ka päris hea grupp, väga põnev grupp. Alustame siis Eintracht Frankfurtist. Euroopa liiga värske võitja ja Supercupis siis napilt kaotus Real Madridile. Aga on väga hea hooaja teinud. Ja teine tiim Tottenham Hotspur, kes siis eelmine hooaeg oli hoopiski konverentsi liigas, samas liigas, kus oli Flora ja ei saanud tegelikult Tottenham seal väga hästi hakkama. Aga Lissabon Sporting 3. tiim ja Olympique Marseille 4. tiim selles grupis. Oskar, mis sa arvad, kes saab edasi ja kes langeb välja? Minu alagrupi ennustus on selline, et Eintracht Frankfurt võidab selle alagrupi. Tottenham Hotspur ehk siis Spurs on selles alagrupis teine. Sporting on 3. ja Marseille on 4. Okei, Marseille siis 4. No see on väga julge pakkumine sul. Aga Georg, sinu arvamus, mis on sul öelda selle grupi kohta? Ma arvan, et Tottenham jääb esimeseks, Marseille jääb teiseks, Eintracht Frankfurt jääb 3. ja Sporting viimaseks. Ahah, panid siis Euroopa liiga värske võitja 3. jah? Jah. Okei, nii siis on, aga minu ennustus on siis see, et kindlalt Frankfurt ja Eintracht paneb selle grupi kinni ja esimene koht. Teine koht läheb Tottenhamile, 3. koht Olympique Marseille ja 4. koht Sportingule. Aga grupp E, AC Milan, värske Serie A võitja. Nii et kindlasti väga tugev klubi. Londoni Chelsea, kes ei ole tegelikult väga hästi seda Premier League'i hooaega hästi alustanud. Ja Red Bulli Salzburg. Et ütleme nii, et neil ei ole vist väga häid võimalusi siin grupis, aga Dynamo Zagreb, kellega mängis paar aastat tagasi ka FC Flora Euroopa liiga play-offis. Nii et jah, see oli väga legendaarne mäng, aga kahjuks Flora kaotas seal, kuigi tegelikult mängiti päris hästi. Nii, Oskar, sinu arvamus? Ütlen, et Chelsea võidab selle alagrupi. AC Milan on teine, Dynamo Zagreb 3. ja Red Bull Salzburg 4. Georg, sinu arvamus? Chelsea kindlasti vedab ära. Milan jääb teiseks ja Salzburg jääb siis 3. ja Dynamo Zagreb 4. Minu arvamus on see, et Milan paneb selle
kinni, Chelsea teiseks, Dynamo Zagreb 3. ja RB Salzburg siis 4. kohal. Aga grupp F, no see on päris tore grupp ausalt öeldes. Real Madrid, Red Bull Leipzig, Shakhtar Donetsk ja Celtic. No nii, Oskar, kes paneb grupi kinni, kes jääb teiseks ja kes langevad välja? Alagrupi paneb kinni Real Madrid. Olles ise suur Real Madridi fänn, siis ma usun Real Madridi. Teiseks selles alagrupis jääb Red Bull Leipzig, 3. Donetski Shakhtar ja 4. Glasgow Celtic. Okei, ja noh, Real Madrid on tegelikult ju Champions League'i võitja ja Supercupi võitja ka, nii et see on väga loogiline, et nemad selle grupi kinni panema, muidu oleks see väga imelik. Georg, sinu arvamus? Real Madrid kindlasti võidab ja RB Leipzig jääb teiseks ja ma arvan, et see Shakhtar jääb 3. ja Celtic jääb 4. Ja Shakhtar Donetsk ju mingi paar aastat tagasi vist oli niimoodi, et tegelikult valmistasid Real Madridile suure peavalu, et võitsid tegelikult ju võõrsil mängu ja see oli väga, ma vaatasin ise seda mängu ja see oli väga põnev mäng, viimastel minutitel veel võeti Real Madridilt värav ära ja oli suruseis ja noh, ütleme nii, et Shakhtar Donetsk võib tegelikult oma riiki, Ukrainat väga hästi esindada ja ilmselt üllatab ka. Aga minu arust siis Real Madrid paneb selle grupi kindlalt kinni. Teine koht Shakhtar Donetsk, 3. koht Celtic ja 4. koht RB Leipzig. Aga grupp G siis Man City, Sevilla, Dortmund ja Kopenhagen. Dortmund võidab selle alagrupi. Man City jääb alagrupis teiseks, Sevilla on 3. ja Kopenhagen 4. Väga loogiline on see arvamus sul. Georg? Man City esimene, Dortmund jääb teiseks, Sevilla 3. ja Kopenhagen 4. Ka väga loogiline vastus. Minu arust siis Manchester City paneb kindlalt selle grupi kinni. Teine siis Dortmund, 3. Kopenhagen, sest mina arvan, et Kopenhagen suudab üllatada neid suuri tiime. Aga viimane grupp H, kus on siis PSG, Torino Juventus, Benfica ja Maccabi Haifa. No nii, PSG võitis eelmine hooaeg Ligue 1. Torino Juventus ei teinud väga hea hooaja eelmine kord. Aga Benfica, noh, ta tegi sellise okei hooaja, väga midagi hullu ei olnud. Maccabi Haifa, tema oli minu arust eelmine hooaeg konverentsiliigas. Noh, läks tegelikult ju päris hästi seal. Nii et ma arvan, et nemad saavad seal grupis väga hästi hakkama. Oskar, sinu arvamus? PSG võidab alagrupi, Benfica on teine, Maccabi Haifa 3. ja Juventus 4. Sa poiss, ehk siis Juventus 4. koht, ehk siis viimane. Ja noh, see on väga julge ennustus sul, aga oled sa kindel, et Juventus siis niimoodi failib selle alagrupi? Väga julge vastus. Nii, Georg, sinu kord. Olen kindel, et PSG võidab selle alagrupi lihtsalt ära. Ei ole üldse raskust. Juventus jääb teiseks, Benfica 3. ja Maccabi Haifa jääb 4. Okei, minu arust paneb selle alagrupi kinni loomulikult PSG, teine koht Juventus, 3. koht Maccabi Haifa ja 4. koht Benfica. See oli siis meie saate teema, hooaja algus ja Champions League'i gruppide loosimine. Ma loodan, et teile meeldis see saade ja kuulake meid ka järgmine kord. Mina olin Ernst Rajasaare, selle saate juht. Minuga olid siin stuudios Oskar Saaremäel ja Sidekick George. Let's go! Ja nüüd lisaaeg. Sidekick George'i anekdoot. Miks on Leipzigi mängijad nii kiired? Sest nende peasponsor on Red Bull.